Ma olen natuke sihuke obsessiiv-kompulsiivsete kalduvustega inimene, siis mind natuke jäi kriipima see, et see viimane video on 89, et tahaks number. siis mõtlesin, et kuigi vahepeal mulle tundus, et mul tõesti nagu on kadunud ära see vajadus midagi postitada, või jagada, aga ma siiski mõned mõtted jagaks ja üks on selline huvitav kogemus, mis mind tabas hiljuti, et kohtasin ühte lähedast sugulast, kellel on veel suurem otsustusvõimetus kui minul on. Ja ma alles sellel hetkel, kui ma nägin seda otsustusvõimetust, nagu sain aru, kuivõrd see mind ennast ka nagu painab ja kui õudne see tõesti ikkagi on. Aga väga õpetlik kogemus oli selles mõttes, et ma sain aru nagu, et ega ma ei olegi enne mõelnud selle peale, mis asi otsustamine on üldse. Et kui mul õnnestus siis tundide kaupa vaadelda seda inimest, kes ka heitles erinevate variantide vahel ja kaalus erinevate variantide plusse ja miinuseid ja need olid nagu võrdsed, siis ma sain aru, et see ongi otsustamine, kui sul ei ole nagu mingeid ratsionaalseid argumente ja sa pead lihtsalt tegema valiku millegi muu kui ratsionaalsete argumentide põhjal. Et kui sul on mingid ratsionaalsed argumendid, mille põhjal valikut teha, siis see ei olegi otsustamine, siis see lahendus on nagu iseenesestmõistetav. Sa lihtsalt võtad ilmse õige vastuseni. Aga otsustamise probleem tekib just sellel hetkel, kui sul ei ole seda ilmselt õiget vastust. Ei ole nagu mingit ratsionaalset argumenti. Siis on vaja otsustada, siis on raske otsustada. Ja see ongi otsustamine, kui sa lihtsalt võtad nagu vastutuse endale, et see siis valik, mis sa teed, et see on puhtalt nagu sinu suva järgi tehtud. Ja sa pead nagu suutma enda kuidagi ära põhjendada, mis sa seda otsust tegid. Ja leppima sellega siis, et see võib-olla ei olnud õige otsus ikkagi või õige otsus. Ja vot sellise õppetunni sain ma siis siin vahepeal hiljuti. Mõtlen, kas midagi oli veel. Ahah, siis on veel see teema, et esimene kuu mul siis värske lapsevanemana taas möödunud ja on olnud mõningaid raskeid hetki, aga kusjuures viimastel nädalatel seda ei olegi olnud, aga just esimestel nädalatel oli see, et ma tundsin nagu, et ma ei saa nagu, ma ei tohi nagu kurta, sest ma ise ju olen seda kõike tahtnud, ma olen nii palju vaeva näinud saada ja see laps ei ole nagu ise palunud siia maailma sündida, vaid mina olen nagu ta jõuga siia maailma sünnitanud. Ja vaat selles mõttes on nagu lihtsalt siis, kui laps nagu kogemata juhtub kuidagi, on ju. Et siis sa oled kuidagi poolenisti nagu vastutusest vaba, kui sa oled ise teadlikult valinud lapse sünnitamise kasuks. Et siis sa kuidagi oled nagu ekstra vastutav selle otsuse eest. Ja siis sa ei tohi, mulle tundus nagu, muidugi tohiks tegelikult, aga mulle esimestel nädalal tundus, et ma ei tohi kurta nagu üldse. Sest ma olen ju ise selle valiku teinud, et see on see, mida ma tahan. Ja mis puudutab veel selle lapsega, kui ma ütlen, et mul viimastel nädalatel ei ole seda muret nagu väga olnud, aga et mis mured veel tulevad ja mille peale tegelikult ei ole praegu mõtet mõelda, aga veel üks väga suur vastutus selle lapsega seoses on siis see, et tal ei ole, eks ole, isa, et kuidas ma nagu sellega selle peale tõesti ei ole praegu mingit mõtet mõelda. Et kuidas siis teda lepitada selle faktiga.